tere tulemast! Sageli arvatakse, et kui Rooma langes, siis saagus pimedus, aga see pole tegelikult üldse tõsi. Vastupidi, selle varemetele kerkisid täiesti uued ja võimsad tsivilisatsioonid, mis joonistasid maailma kaarti täielikult ümber. Täna vaatamegi lähemalt 3 neist suurjõududest, mis on tegelikult meie tänapäeva maailma vundamendiks. Just see ongi see suur küsimus, eks ole? Rooma langemine. See ei olnud tegelikult mingi lõpp, see oli hoopis algus. Algus millegile uuele, palju keerulisemale, kus kõik oli omavahel seotud. Ja vastuse sellele küsimusele leiame me tegelikult 3 erinevast loost. Üks räägib pärandist, teine revolutsioonist ja 3 vallutustest. Nii et meil on siin 3 peategelast. Esimene, kes hoidis elus vana tuld. Teine, mis sündis kõrbeliivas täiesti uuest usust. Ja 3 tuli põhjast otse üle mere. Ja just nemad 3 koos panidki aluse sellele maailmale, mida me täna tunneme. Okei, nii et meie tänane plaan on lihtne. Vaatame need 3 jõudu ükshaaval üle ja siis 4. osas vaatame, kuidas nende teed ühel väga põneval moel ristusid. Läheme siis asja kallale. Nii, esimene osa. Ja siin on kohe konks. See esimene suurvõim polnudki tegelikult midagi uut. See oli Rooma ise. Või Rooma impeeriumi idapoolne osa, mis elas langemise üle ja itses edasi. Pealinnaks Konstantinoopal. Meie tunneme seda täna muidugi Bütsantsi nime all. Vaadake seda ajajoont, see on tegelikult päris pöörane. Samal ajal, kui Lääne-Euroopa lagunes väikesteks kuningriigideks, siis siin idas pidas Bütsants vastu veel 1000 aastat. Ma kordan, 1000 aastat. See on ju täiesti uskumatu vastupidavus, kui sellele mõelda. Ja selle impeeriumi tipus troonis keiser. Ehk autokraator. Mõelge korraks selle sõna tähendusele. Ise valitseja. Üks inimene, kelle käes oli absoluutselt kogu võim, nii poliitiline kui ka usuline. Ta oli justkui Jumala esindaja maa peal. Suurepärane näide on keiser Justinianus I. Tema mitte ainult ei üritanud Rooma impeeriumi vanu piire taastada, vaid lasi koostada ka seaduste kogu, mille mõjusid muide näeme Euroopa õigussüsteemides tänapäevani. Nii et mis on siit peamine kaasa võtta? Bütsants ei olnud mingi Rooma halevari, absoluutselt mitte. See oli omaette võimas tsivilisatsioon, tõeline seaduse, usu ja kultuuri majakas. Ja mis veelgi olulisem, see oli sajandeid Euroopa kaitsekilp, puhvar, mis hoidis ära idast tulevaid rünnakuid. Ilma selleta oleks Euroopa ajalugu võinud minna hoopis teist teed. Okei, liigume edasi teise suurjõu juurde. Samal ajal, kui Bütsants hoidis seda vana Rooma leeki elus, toimus Araabia poolsaarel midagi täiesti enneolematut. Seal süttis uus revolutsiooniline tuli, mis muutis kõike. Ja siin ongi selle uue tule tuum. Enne prohvet Muhammedi oli Araabia täis erinevaid hõime, kes kummardasid paljusid jumalaid ja olid pidevalt omavahel sõjajalal. Islaam tõi aga täiesti uue idee. On ainult üks jumal, Allah, ja kõik uslikud kuuluvad ühte kogukonda, ummasse. Hõimulojaalsuse asemel tuli usulojaalsus. See oli täielik revolutsioon mõtlemises. Ja kuidas seda uut kogukonda koos hoiti? Läbi 5 väga selge põhimõtte, 5 samba. Need ei olnud lihtsalt mingid suvalised reeglid. Need olid ühised tegelused ja rituaalid, mis sidusid omavahel kokku inimesi Hispaaniast Indiani. See lõi ühtse identiteedi, mis oli tugevam kui mis tahes hõimu või riigipiir. Ja tulemuseks oli teadmiste plahvatus. Ajal, mida me Euroopas nimetame pimedaks keskajaks, käis islaamimaailmas täielik kuldaeg. Mõelge, algebra, esimesed haiglad, uskumatult täpsed tähekaardid, see kõik arendati välja just seal. Ja mis on eriti oluline, nemad säilitasid vanade kreeklaste teadmised, arendasid neid edasi ja andsid need hiljem Euroopale tagasi. Sisuliselt panid aluse Euroopa renessansile. Aga kuidas see kõik võimalikuks sai? See oli nagu täiuslik torm. Esiteks, valitsejad toetasid teadust. Teiseks, nad olid avatud. Nad võtsid parimad ideed nii Kreekast, Pärsiast kui ka Indiast ja panid need kokku. Ja kolmandaks midagi väga praktilist, paber. Paberi valmistamise tehnoloogia jõudis nendeni Hiinast ja see muutis raamatud ja teadmised palju kättesaadavamaks kui Euroopas, kus kasutati kallist pergamenti. See oli tohutu eelis. Okei, meil on nüüd 2 suurt väljakujunenud impeeriumi, aga samal ajal kerkis esile 3. jõud. Täieski teistsugune. Nemad ei ehitanud alguses uhkeid linnu ega raamatukogusid, nemad tulid merelt ja nad olid kiired, ettearvamatud ja tihtipeale alastamatud. See on viikingi aeg, umbes 300 aastat
8. sajandi lõpust kuni 11. sajandini olid just nemad, Skandinaavia meresõitjad, Euroopa merede ja jõgede kuningad. Kõik algas sellest kuulsast rüüstratrekkest ühele Inglise kloostrile ja lõppes sümboolselt lahinguga, mis pani aluse tänapäeva Inglismaale. Aga miks nad nii teistsugused olid? Vaadake seda võrdlust, see on võti. Mandri-Euroopas oli talupõeg põhimõtteliselt oma isanda ori, seotud maaga ja ilma igasuguse sõnaõiguseta. Skandinaavias aga oli vabal mehel õigus minna rahva koosolekule, mida kutsuti thingiks, ja seal oma arvamust avaldada. See oli palju võrdsem ühiskond, kus lugesid sinu teod ja sinu au, mitte niivõrd see, kuhu sa sõndisid. Ja siit tulebki kõige olulisem võte. Unustage see stereotüüp viikingist kui lihtsalt sarvedega kiivriga barbarist. See pilt on loodud nende ohvrite poolt, kes neist kirjutasid. Tegelikult olid nad palju enamad. Nad olid uskumatud maade avastajad. Nad jõudsid ju Ameerikasse ammu enne Kolumbust. Nad olid osavad kaupmehed, kes ühendasid maailma eri otsi ja nende pikklaevad. See oli oma aja kõrgtehnoloogia. See laev võimaldas neil olla kõike korraga, nii rüüstajad, kaupmehed kui ka riikide rajajad. Nii, ja nüüd jõuame viimase osani, kus kõik need 3 lugu saavad kokku. Kuidas Bütsantsi iidne pärand, islami maailma kaubateed ja viikingite toores energia ühte punkti kokku jooksid. See kõik juhtus Euroopa idapiiril. See pilt näitab suurepäraselt, mis toimus. Rootsi viikingid, keda siin tunti varjaagide nimel, ei läinud läände rüüstama, vaid itta pikki suuri jõgesid. Nad otsisid kaubateid rikkama Bütsantsi ja kalifaadini ja sellel teekonnal segunesid nad kohalike slaavi ja soome-ugri hõimudega ning panid aluse täiesti uuele riigile, Kiievi Vene riigile. See oli tõeline kultuuride sulatusahi. Ja siis, aastal 988, saabus hetk, mis muutis kõike. Selle uue, võimsa riigi valitseja vürst Vladimir Suur pidi tegema otsuse ja see otsus, see kujundas kogu Ida-Euroopa tuleviku järgmiseks 1000 aastaks. Mida ta tegi? Ta valis oma riigi usuks Bütsantsi õigeusu kristluse. Ja see ei olnud pelgalt usuline valik, kaugel sellest. See oli puhas geopoliitika. Selle sammuga sidus ta oma noore riigi otseselt Bütsantsi võimsa ja rikka impeeriumiga, kultuuriliselt, poliitiliselt, majanduslikult, kõigiti. See oli hetk, kus põhjast tulnud energia ja lõunast pärit vana leek said lõpuks kokku. Ja nii jõuamegi ringiga tagasi tänapäeva. Nende 3 jõupärand on kõikjal meie ümber, isegi kui me sellele ei mõtle. Bütsantsi mõju näeme õigeusu kirikutes ja kirillitsade ajastikus, islami kulda ja teadus on tänapäeva matemaatika ja meditsiini vundament. Ja viikingite pärand, see on meie parlamentide algetes, isegi paljudes sõnades, mida me igapäevaselt kasutame. Nii et just nende 3 maailma kokkuporgetes ja koostöös sõndiski see Euroopa, mida me tunneme. Ja nüüd küsimus teile mõtisklemiseks. Kus te veel näete nende 3 iidse suurvõimu kaja meie tänapäeva elus? Jääge mõtlema.